Mina olen Allar Veelmaa ja räägin täna teile sellest, kuidas lahendatakse taandatud ruutvõrrandit. Kui üldises ruutvõrrandis võtame A-väärtuseks 1, siis tekib meil võrrand x-i ruut pluss b korda x pluss q võrdub 0, kus b ja q on mingid arvud. Tundides on kindlasti tuletatud valem taandatud ruutvõrrandi lahendamiseks ja see on siis miinus b kahendik pluss miinus ruutjuur miinus b kahendik sulgudes ja ruudus ning lahutada q. Seda saadud valemit nimetatakse siis taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiks. Ja vaatame siis ühte näidet. Olgu meil võrrand siis x ruut miinus 4x miinus 5 võrdub 0. Me võime nüüd eraldi välja kirjutada, millega võrdub siis q ja millega võrdub b. Aga paneme kindlasti tähele seda, et kui meil võrrandis vaba liige on negatiivne arv, siis on võrrandil olemas ka kindlasti 2 lahendit. Ja näete, võtame x ees olevast arvust pool vastupidise märgiga, on see miinus b kahendik. Nüüd selle arvu, mis see ette tekkis, võtame ruutu, saame 4 ning lahutame viimase liikme, kirjutame siis miinus miinus 5. Loomulikult me võime selle tehte ka peas teha, kuna vaba liige on negatiivne, siis läheb kohe meil ruutjuur alla seal plussmärk ja võiks kirjutada kohe ruutjuur 9. Ning lahenditeks näete siis saame 2 pluss miinus ja ruutjuur 9 on 3, 2 pluss miinus 3, 1 lahend on võrdne 5-ga. Ja teine lahend on miinus 1. 2 miinus 3, 2 miinus 3, miinus 1. Ja teeme ka siin kohe peas siis lahendite kontrolli. Ja lihtsad arvutused näitavad, et mõlemad lahendid sobivad. Võtame teise ülesande ja lahendame jällegi siis ühe võrrandi miinus x-i ruut on võrdne 2x miinus 3-ga. Nüüd näeme, et meil on x-i ruudades miinusmärk kõigepealt ja me peame selle võrrandi korrastama, sest need 2 liiget on paremal pool võrdsusmärki. Toome siis 2x ja miinus 3 üle, märgid muutuvad ning korrutame võrdluse mõlemad pooled arvuga miinus 1, sest vastasel juhul ei saa me taandatud ruutvõrrandi lahendi olemit kasutada. Tekkis võrrand x ruut pluss 2x miinus 3 võrdub 0-ga. Ja paneme siis kirja x1, 2 on võrdne x-i ees olevast arvust pool vastupidise märgiga miinus 1 pluss miinus ruutjuur ja võtame siit selle miinus 1 siis ruutu, see on pluss 1 ning lahutame vaba liikme. Loomulikult kirjutame selle asemel kohe plussmärgi, kuna vaba liige on miinus. Tuleb meil miinus 1 pluss miinus ruutjuur 4-st, aga ruutjuur 4-st on 2. Ja saamegi. 1 lahend on miinus 1 liita 2 on 1. Ja
ja teine lahend -1, -2 on -3. Ja teeme ka siis kontrolli. Põhimõtteliselt ruutvõrrandi puhul ei pea kontrolli tegema. Kontroll tehakse vaid selleks, et veenduda, et ei oleks lahendamise käigus mingeid arvutusvigu. Ja loomulikult teeme mõlema lahendiga kontrolli eraldi, et kui x võrdub 1-ga, siis vasaku poole väärtus on -1 ruut ja see on loomulikult meil siis -1. Et siin ei tohi nüüd sassi ajada. Kui on -1 sulgudes ja ruudus, siis on tulemus 1. Aga praegusel juhul kahtlemata meie vastus siis -1. Ja arvutame ka parema poole väärtuse. 2 korda 1, -3 on -1, vasak ja parem pool on võrdsed. Järelikult on lahend õige. Ja teeme siis kontrolli ka teise lahendiga, et kui x on võrdne -3-ga, siis vasaku pool on -3 ruut ehk -9. Nii et need 2 miinust meile siis ei anna mitte kokku, plussmärk, eks ole. Ja teine lahend 2 korda -3 on -6 ja veel lahutada kord ka -9. Nii et vasak ja parem pool on jällegi võrdsed. Järelikult on ka teine lahend õigesti leitud. Nii et võib panna siis kirja vastuse. X1 on 1 ehk 2 on -3. Kolmas ülesanne. X-i ruut -4x pluss 4 võrdub 0. Aga lahendame täpselt nii, nagu me oleme ka eespool teinud. Ikka taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga. X ees läheb startus pool vastupidise märgiga. 2 ruutvõrra alla kirjutame siis selle arvu ruudu 4 ja lahutame vaba liikme. Ja näeme, et meil tuleb ruutvõrra alla 0, mis tähendab seda, et mõlemad ruutvõrrandi lahendid tulevad seekord võrdsed. X1 on võrdne 2-ga ja X2 on võrdne 2-ga. Ja kui teeme kontrolli peast, 2 ruut on 4, 4 korda 2 on 8, 4 pluss 4 on 8 ja 8 pluss 8 on 0. Neljas ülesanne, x-i ruut miinus 4x pluss 5 on 0. Näete, väga sarnane eelmise võrrandiga, ainult et vaba liige läks ühe võrra suuremaks. Ja paneme siis lahendi valemi järgi kirja, x1, 2 võrdub. Tuleb siis 2 pluss miinus. Ja nüüd näete, tuleb ruutvõrrale 4, millest peab ära lahutama 5. Ja me saame tulemuseks 2 pluss miinus ja ruutvõrra alla jääb seekord siis negatiivne arv ehk ruutvõrra miinus 1. See tähendab seda, et sellel võrrandil reaalarvulis lahendid ei ole. Nii et kas me kirjutame siis lahendid puuduvad või reaalarvust lahendid puuduvad, on antud jutt küll täiesti ükskõik, kuna me vaatame ainult reaalarve. Aga
mingeid lahendeid me siit tõepoolest ei saa. Viies ülesanne. Olgu meil siis võrrand x või ruut miinus 3x miinus 7 on 0 ja selle võrrandil on kindlasti kaks lahendit, siis näete, vabaliige on miinus 7. Võtame siis miinus 3-st pool vastupidise märgiga, tuleb meil siis 1,5 pluss miinus ruut juurde 1,5 ruut on 2,25 ja liidame juurde siis 7 ja saame 1,5 pluss miinus 9,25 ruutul all, jah. 9,25-st meil ei õnnestu võtta ruutjuurt nii, et me saaks tulemuseks nii-öelda ilus arvu. Tegemist on siis irratsionaalarvuga ja sel juhul ei jää meil mitte midagi muud üle, kui me tahame kirja panna täpse vastuse, siis kirjutamegi lahend. Üks lahend on siis 1,5 pluss ruutjuur 9,25-st ja teine lahend on 1,5 miinus ruutjuur 9,25-st. Kui tahetaks saada ligikaudseid lahendeid, näiteks mingi praktilist laadi ülesandega tegemist, kus x tähendab näiteks ruudukülje pikkust või külgukülje pikkust, siis ümardame. Kuues ülesanne. Sarnane ülesanne oli ka ühel varasemalt põhikooli lõpueksamil. Vasakul pool on kolmarvu korrutis, aga arvust 3 vabaneme väga lihtsalt, jagades võrdluse pooled 3-ga. Jääb alles 2 kaksliikme korrutis, näete x miinus 2 korda x miinus 3 võrdub 0-ga. Ja siin loomulikult ei hakka me sulgusid avama, vaid kasutame ära asjaolu, et 2 arvu korrutis võrdub 0-ga, siis ja ainult siis, kui vähemalt üks nendest teguritest on 0. Tähendab seda, et kas esimene tegur on 0 või teine tegur on 0. No loomulikult me leiame kohe need x-i väärtused väga lihtsalt. Kui x miinus 2 on 0, siis see tähendab seda, et x peab võrduma 2-ga. Ja kui x miinus 3 on 0, siis x peab võrduma 3-ga. Ja olemegi võrrandi lahendanud, ilma et oleks kasutanud lahendi valemit. Kui nüüd ikkagi ei tule selle peale, et niiviisi saab lahendada, siis võib ju ka avada sulud, aga ütlen veel kord, et see on ikka ääretult ebaratsionaalne tegu. Avades sulud saame me vasakule poole siis x ruut miinus 5x pluss 6 on 0. Ja nüüd lahendi valemiga x ja 1, 2 on 2,5, näete, võtame miinus 5 pool vastupidise märgiga, ruut juur 2,5 ruut 6,25. Lahutame vaba liikme ja tuleb 2,5 pluss miinus ruut juur 0,25-st on 0,5. Ja saamegi, et üks lahend on
2,5 liita poole 3 ja teine lahend on 2,5 miinuspoole ehk siis 2. Ja eks nüüd igaüks ise otsustab, kumb lahendus sulle rohkem meeldib, kumb on tema meelest lühem ja mõistlikum. Näete, täpselt samad lahendid. Seitsmes üles. Kaks kolmandikku x ruutu, miinus 4x, miinus 14 kolmandikku võrdub nulliga. No see võrrand ei ole kohe taandatud ruutvõrrand, näete arv 2 kolmandikku on ruutliikme kordajaks. Nüüd on 2 võimalust, kuidas 2 kolmandikust vabaneda. Esiteks korrutame mõlemad pooled pöördarvuga ehk 3 kahendikuga või jagame võrdluse pooled arvuga 2 kolmandikku. Nii et teha võib nii ja teisiti, et valite siis ise selle meetodi, mis see rohkem sobib. Aga meie praegusel juhul tõepoolest korrutame, saame x ruut miinus 6x, miinus 7 tuleb sealt ja see kõik kokku võrdub 0. Oleme saanud taandatud ruutvõrrandi, lahendame selle siis taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga. X kordajast pool, vastupidise märgiga, et tuleb pluss 3, ruut juur, 3 ruut on 9 ja vabaliige negatiivne, järelikult kui liidame sealt siia otsa ja saame 3 pluss miinus ruut juur 16 ehk 3 pluss miinus 4. Ja x1 on siis 3 pluss 4 7 ja teine lahend on 3 miinus 4 võrdne siis miinus 9. Ja kontrolli tegemine on küll tülikam, sest kontroll tuleb teha alati esialgse võrrandi järgi, aga kuna nüüd tehtesarlike murdudega on juba parem õpitud, siis loodetavasti see kontrolli tegemine siin väga raske ei ole.